Ja tuletan kõigile saalisolijatele ja veebiülekande vaatajatele meelde, et ka paneeldiskussioonile saab esitada küsimusi läbi keskkonna, nii et tehke seda julgelt, katsun siit omalt poolt ka küsimustega kaasa aidata, aga tahame ikkagi teile anda sõna, et te saaksite neid kogemusi, mida siis erinevad asutused on RIT-teenustele üle minnes saanud, et te saaksite oma küsimustele vastused. Alustame ja küsimus kõigile, aga katsume olla siis lühidad, et püsida ajaraamis, et lihtsalt saame tuttavaks, et millist rolli siis teie uuele teenusele üle minnes asutuses täitsite ja mis sundis või mis ajendas ikkagi üle minema, et ma ei tea, hakkame siit peale. Tervist! Mikrofoni ka, vaata, kus seal on üks mikrofon ja... Tervist, mina Oliver Riigikantseleis siis IT-juhi ametis ja migratsiooniprojekti puhul ma olingi siin asutuse poolne kontakt, kes koordineeris siis asutuse poolt kogu seda ülemineku protsessi. Ja tegelikult see oli meil ju pikalt planeeritud, või õigemini soov asutuse poolt teenusele üle minna oli tegelikult suur, seda sai pikalt ette kommunikeeritud ja tegelikult kõik olid tahtmist täis, et uus teenust kasutusele võtta. Väga hea, anname, mikrofon on. Nii, tere. Kaire Kasaru MKM-ist ja mina samamoodi nagu Oliver olin siis MKM-is kogu selle projekti eestvedaja ja meil oli ka väga suur tahe ja olime ka siis ministeeriumitest esimene selline pilootprojekt, kes siis suure asutusena esimest korda siis ATK teenusele üle läks. Tere! Teil on peamikrofon. Mul on oma mikrofon. Väga hea. Inimene tuli oma mikrofoniga. Jah, pikem jutt tuleb nüüd. Minu nimi on Priit Lompu, tulen Eesti Varude Keskusest ja meil ka see, me oleme väga väike ettevõte, meid on ainult 14, et meil sellist väga suurt rollijaatust seal selles mõttes migratsiooni raames ei olnud, aga võin vist öelda, et olin ka see kontaktisik ja kui selline lühike vastus anda, et kuidas meil läks, et siis ma arvan, et me ka väga ootasime seda, et meil oli erinevatel põhjustel olid muidu üldse omad seadmed ja see üleminek tundus selline asi, mida oodata. Mina olen siis Heili Susi Riigi Tugiteenuste Keskuse personali- ja haldusosakonna juhataja. RIT-teenust osutas meile juba tegelikult varem, et meie jaoks oli see protsess siis sellele ATK 2.0-le üle minna tegelikult juba tuttavate inimestega ja ajendas kindlasti üle minema tegelikult meid siis kogu soov oma faili haldust korraldada, et selle protsessi käigus saada paremat tuge siis SharePointi kasutamiseks ja meie mott oli väga kõrge. Ja Riigi IT-keskus on juba üle läinud. Ja ka ma olen kõigi nende asutustega suhelnud, olles siis konsolideerimise tiimijuht ja kõigi nende muredega ja hirmudega kursis ja kui motivatsioon tulla kõigil oli, siis väga äge koostöö kõigiga, et super aitäh teile. No väga hea, mis olid võib-olla ikkagi need alguse hirmud asutuse vaates, et kui me nüüd selle ülemineku teeme, et mis olid suurimad hirmud, et ma ei tea, Kaire võib-olla? Jaa, et hirme oli igasuguseid, et meil samamoodi, kuna me RIT-teenust juba tegelikult kasutasime, siis pilve minek, see tundus selline müstiline koht, et mis seal täpselt juhtuma hakkab. Suur mure oli kindlasti igasuguste failide kadumisega, et kui me hakkame nüüd pilve tõstma, et kus nad lähevad, mis nendest saab. Kindlasti riigisektoris meil oli küsimus ka selles osas, et kas me saame aga teemasi siis sinna panna ja kogu see protsess, et kuidas see välja näeb, et inimesed on muidugi oli hästi suur mure see, et oota, millise arvuti ma siis nüüd saan, ja siis me ütlesime, et saate ikkagi täpselt samasuguse, uuema võib-olla, aga jah, pidime hästi erinevatel tasemetel inimestele tegelikult seda selgitama, et see kommunikatsioon oli meil päris süsteemne ja pidev, mida me siis tegime. Ja et jah, aga me saime lõpuks need hirmud maha ja see, mis päriselt siis hakkas juhtuma, siis näitaski, et arvuti oli samasugune, töö jätkus ja kõik lõpuks sujus. Heili, millised hirmud
ja meil oli oma asutuse hästi spetsiifiline mure või probleem, et kuna me osutame teenust teistele asutustele, et siis meie suur mure oli see, et teiste asutuste infosüsteemid ei ole juurdepääsetavad või me ei saa kätte seda infot, et tegelikult see halvaski meie põhitöö ikkagi päevaks või paariks. Aga me valmistusime selleks ja jah, konkreetselt meie kõige suurem murekoht oli see, et kuidas teenindatavate asutuste dokumendihaldussüsteemidele juurde pääseda, kuidas saada tööle jagatud postkastid. Me teadsime, et see mure tuleb, me olime valmis, aga see siiski lahenes. Priit? Ma arvan, et hirmu ei olnud. Oli ärevus. Selles mõttes ärevus oli... Meil oli pigem teistmoodi. Me olime aastast 2023 algusest RIT-i kliendid. Meil oli juba pilveteenused olid kasutusel, aga näiteks minul isiklikult, mina kasutasin veel Mac-arvutit, kasutasin Pixel-telefoni, kasutasin Chrome brauserit, kõik need asjad võeti nagu üks päev käest ära, et see oli selline... No see võib hirmus olla ikka. No aga selles mõttes selline tehnoloogia huvi on olemas, et see oli selline ootusärevus, et mis nüüd saab. Et pigem oli et palju asju meil tegelikult muutus, aga isegi kui paljud võib-olla läksid esimest korda sellele pilve teenuste kasutamisele, siis meil see oli juba olemas. Lihtsalt see muutus võib-olla natukene, kuna me saime ka RIT-ist kõik uued standardsed seadmed, et see muutus siis kuidagi nagu ühtlasemaks see kasutamiskogemus. Ja Oliver, hirmude peatükk. Ja kui me läksime märtsi alguses üle uuele teenusele, kui aasta algus olid väga sarnased hirmud, nagu Kaire mainis, et kasutaja vaates oli põhiliselt, kus mu failid olema hakkab, kas ma leian need üles, kas ma saan tööd jätkata sujuvalt, ilma et oleks katkestust. Aga see tegelikult enne migratsiooni nädal või paar varem kadus ära see hirm. Kadus ära sellepärast, et kas veebruari lõpus oli see elektrivõrgu desünkroniseerimise teema ja mängiti mõttega, et äkki kaob elekter üldse ära, internet kaob ära. Ja siis inimesed tegid väga hästi selges, kus neil offline'is asjad ikkagi on. Ja et kui ikkagi elektrit ei ole, internet ei ole, et kuidas nad oma asju teevad, kõik mõtlesid selle, see oli nagu selline nagu asi, mis pani inimesed mõtlema päriselt, kus neil asjad on ja mis on päriselt oluline neil tööks ja infovahetuseks. Tänu desünkroniseerimisele mõeldi need asjad kõik läbi, kui migratsioon tuli, siis võeti juba nagu oluliselt rahulikumalt. Ja õnneks kõik läkski hästi. Aga algus oli hirm sama, et kus mu asjad on, kas ma saan tööd jätkata, kas kõik läheb sujuvalt, kas ma pääsen asjadesse liigi või igalt süsteemidesse liigi ja nii edasi. Et kõige sellega me tegelesime, need hirmused maandasime, näitasime inimestele, me enne ju testarvutid asjad, kontrollisime asjad ära, et tegelikult midagi väga hullu ei olnud. Pigem oligi inimlikult see, et kas ma saan oma tööd jätkata, kus mu failid on, see oli peamine. Katrin, ma eeldan, et need hirmud on hästi tavalised, mis praegu siin kõlasid. Ja need hirmud on hästi tavalised, eriti nende failide leidmine, aga need hirme on erinevatel asutustel tõesti erinevalt. Et kindlasti see, mis siis Oliveril Riigikantseleis oli tohutu palju suurem, kuna nad olid alguse järgus, aga vastavalt siis erinevate migreerimiskogemustega, see protsessid paranevad, informatsioon paraneb, läheb täpsemaks ja siis Riigi Tugiteenuste Keskusel oli sedavõrd lihtsam. Ja tegelikult taustal on nende hirmudega tegelemisel hästi suur roll asutusel endal, et asutus teab ise ennast kõige paremini ja muudatusjuhtimine asutuses sees on tohutult tähtis, et Riigi Tugiteenuste Keskuses see muudatusjuhtimine oli siseselt võetud väga suureks prioriteediks ning sealt ka see suur edukogemus tuleb, inimesed olid teadlikud, nad tulid päeval kohale, nad teadsid, kus nad lähevad, nad teadsid, mis nad tegema peavad, nad teadsid, mis neil on või ei ole. Jah, selles mõttes võib-olla visuaal puudus, et kus kohas tõesti need asjad nagu täpsemalt asuvad või kuidas ma nüüd seda arvutile restarti teen. Et Windows 11 on natukene hirmutav väga paljudele, aga see muudatusjuhtimine tõesti on hästi oluline nende hirmude leevendamisel. Et mida rohkem asutuses sees kommunikatsiooni, seda lihtsam on migreerimispäeval. Kuivõrd on ka vahe selles ikkagi, kas asutus on suur või väike? Ja seal on väga suur vahe, sest väikses asutuses kõik ongi ühes ruumis võib-olla või ühes hoones ja ka Riigi Tugiteenuste Keskuses näiteks nad asuvad nagu terve Eesti peal laiali. See on kohutavalt suur mass, keda kõike siis informeerida ja keda siis kokku koondada, sest me ei saa minna igale poole kohale, vaid me peame mingisugused keskused tekitama, kuhu siis inimesed tulevad.
ja Riigi Tugiteenuste Keskuses me saime päris hästi hakkama sellega. Eile oli meil prokuratuuri migreerimine, kus täpselt samamoodi kogunesid kokku siis 6 erinevas kohas, kui Riigi Tugiteenuste Keskuses meil oli 4 kohas, siis meie kogemus järjest kasvab, nüüd me teeme 6 kohas. Ja majandus, EMTA migreerimisel siis me näeme, kus meie võimekus siis päriselt on. Et hetkel see aina suureneb. Kui nüüd tõesti seda protsessi kirjeldust asutuste vaates, et otsus ühel hetkel on siis langenud, on seda kaalutud mõnda aega, mis siis need reaalsed sammud on, mis teil hakkasid juhtuma asutuses, et päriselt otsusest jõuti siis sellesse momenti, kus kõik ongi üle mindud? Mul on siiamaani kõvakettal failid, kuidas see kõik nüüd jõuab, mis saab? Ma ei tea, Priit? Eks jah, meil selles mõttes osaliselt oli see asi nagu, et miks me selle ATK 2.0 peale nagu tahtsime üle minna, oligi see, et meil olid esiteks enda väljaostetud seadmed, mida oli raske hallata, sellest oli nagu kaugele näha seda. Ja eks me tahtsime endale ka see turvalisus ja selline toimepidevus, eks ju. Ma kuidagi ei taha panna võrdusmärki sellele, et hukukindlus ja toimepidevus, minu jaoks on 2 erinevat asja, aga et neid asju saada, siis me nägime, et ATK 2.0 neid nagu meile lubab. Kas me tänaseks kõik need asjad kätte saanud oleme, ma päris kindel ei ole, aga me oleme vähemalt, ma arvan, õigel teel. Jah. Mis ikkagi see protsessi kirjeldus, et otsusest hetkeni, kui kõik on üle mindud. Jah, just. Tegelikult ma kasutan juhust, et ma saan praegu sõna ja ma ütleks seda, et meie taust on laiem. Me tegelikult mõistame RIT-i väga hästi, sest me oleme isekeskne teenusepakkuja. Et me saame nendest võludest ja valudest aru ja sellest, mida tähendab nagu standardiseeritud teenus. Me ei pea seda nagu oma inimestele enam omakorda maha müüma, sest me ise saame seda sama kriitikat, mida teie. Et kõik tahavad paindlikkust, see oli täpselt see restorani gurmeetoidu võrdlus, mis siin eespool nagu toodi, et meie ei pidanud seda oma inimestele enam nagu maha müüma. Et standardteenus on standardteenus, jah, seal sees on mingi paindlikkus, aga meie teame, miks see riigile on hea, sest me oleme Riigi Tugiteenuste Keskus. Aga mis see protsess on? Meil on hästi suur kogemus, me oleme konsolideeritud nagu ise, et me teame täpselt, see on infosüsteemide kaardistamine, see on inimestele selle olukorra selgitamine, miks me seda teeme, mis on see ajagraafik, milles me seda teeme, kuidas see päriselt sinu enda igapäevatööd nagu mõjutab. Ja me tegime hästi selge kommunikatsiooniplaani, millel läheb mingi kiri välja, millel on mingi koosolek, millel toimub mingi info edastamine ja nii palju anda inimestele endale valikuvabadust selle protsessi sees, kui see on vähegi võimalik, et nad kõik said ise valida, kuhu nad tulevad oma arvutit vahetama, mis kell nad tulevad, et nad tundsid, et ka nende käest küsitakse, kuidas nendele sobib seda päeva kujundada. Inimesed ei ole vastuvõtlikud tavaliselt uuele muutusele suures koguses ja korraga, et kuidas Riigikantseleis inimesed sellega suutsid leppida, et nii läheb. Personaalne lähenemine. Ehk et tegelikult tuligi seda organisatsiooni seest müüki teha nii-öelda, et rääkida ja näidata ja rääkida sellest, kuidas maailm saab olema parem koht uuel töökohateenusel. Et tegelikult Riigikantseleina me väga palju koordineerime asutuste üleseid igasuguseid projekte tegevusi ja meil oli tegelikult organisatsioonist tervikuna suur vajadus riigiülese ühistöö võimaluse järgi. Et kui varem olid tehniliselt samba võrgukettad, said seal mingeid asju teha, aga tegelikult asutuste üleselt ühistööd oli väga raske teha. Et see oli võib-olla see argument, et kui näidata ja rääkida inimestele, kuidas uuel töökohateenusel asutuste ülene ühistöö koos loome ja kõik see asi toimima hakkab, kus asjad on efektiivsemad, kiiremad, ei saareta enam emaili attachmentidena faili edasi-tagasi ja tohutu segarus, et kuidas saab kõike paremini teha, siis tegelikult see oli see, mis inimesed said aru, nad tunnetasid, et see võtab mingi valu ära. Ja müügitöö kohalt võib-olla see ka, et me ajastasime seda uuele teenusele üleminekut niimoodi, et meil vanade arvutite, meil ei olnud välja ostetud õnneks, meil oli vana, ise olime rentinud arvuteid, rendiperiood oli läbi saanud ja ajastasime nii, et tulete uuele teenusele, saate uued arvutid, kõik on kiiremad, akud kestavad rohkem, see oli juba inimesed, väga hea, et ei jõua ära oodata, millal uuele teenusele saaks, et see töötas.
Just, ja MKM-is ka see inimeste vastuvõtlikkus sellele uuele otsusele siis, et nüüd see hakkab juhtuma. Jah, et MKM-is meil oli, ma arvan, see väga suur pluss, et meil oli juhtkond selle otsuse ära teinud. Et kui juhtkond on tegelikult sellise otsuse taga, siis on lihtsalt, tuleb tööliin käima panna ja kogu see kommunikatsioon ja igapäevatöö sinna taha korraldada. Ja kuna RIT oli meil sellel hetkel ka meie valitsemisalas, siis oli loomulik, et me näitame selle tee ise ette. Ja võib-olla selle tõttu ka natukene sellist otsimist ja ekslemist oli, aga jah, me alustasime kaardistamisest, võtme inimesed, kes peavad selles kommunikatsiooniringis olema, kuni siis selleni välja, et me kalendrikutsed saatsime kõikidele inimestele, kus nad peavad olema, mis kell töö lõpeb, mis kell enam faile ei saa redigeerida. Ja see sujus, ma arvan, päris hästi, et me otsisime erinevaid tegelikult selliseid vorme ka, et kuidas inimestele kommunikatsiooni teha, et me saime osakondadega eraldi kokku, siis kantsleri koosolekutel rääkisime, hästi detailselt nagu lähenesime. Ja kuni siis sinnamaani välja, et kui meil see protsess oli kõik läbi tehtud, siis me ka siin Riigi Tugiteenuste Keskust ja Kultuuriministeeriumit ja teisi veel nõustasin, et kuidas seda võiks teha, et ka sellist oma kogemuse jagamist oli sinna lõppu päris palju, et ma tahtsin ka neid hirme teistelt maha võtta, et tegelikult kõigega saab hakkama, et kui on juhtkond taga, kui on otsused olemas ja selline hea koostöö on ju meil tegelikult olemas, et sellist väärtust kogu selle koosloome protsessis, et me saame hakata efektiivsemalt asju toimetama, see oli nagu meie hästi suur ootus. Ja täna ma just mõtlesin, et kuidas oli elu enne ATK 2.0, siis tegelikult ega väga ei mäleta, et lihtsalt mul on see võib-olla meeles, et kui me võrgukettale oma failidega toimetasime, mida ei saanud ühiselt redigeerida, et siis sa tegid muudatuse ära, ütlesid kolleegile, et nüüd on sinu kord ja siis tema ütles edasi, et nüüd on sinu kord, et siis me üritasime niimoodi tegelikult võrgukettel neid asju teha või siis otsida ebaturvalisi alternatiive Google Docsis või kuskil, et see on nagu unustatud õnneks. Anna see kirjeldus, kuidas praegu siis on, et toona ei saanud, mis sa nüüd siis teed? Jaa, et tegelikult on meil nüüd SharePointis lihtsalt lingi jagamise võimalus, et sa saadad lingi ja ühel ajal sa saad kolleegidega seal asju toimetada ja kui siin varasemalt tuli ka näiteks, mul üks meil tuli 11 manusega, siis tegelikult on need lihtsalt kausta jagamise teema, et ikka väga lihtsaks on läinud see. Sellest kommunikatsioonist asutuse sisse oli juttu, kuivõrd RIT selles kommunikatsioonis ka osaleb, et kui palju teie peate asutuse sisse seda kommunikatsiooni vedama või see on juba asutuse enda rida ja mure? RIT-i projektijuht suhtleb asutuse kontaktisiku või siis selle meeskonnaga, kes on siis asutuse poolt vastu antud. Ning tema annab oma soovitused majasiseseks kommunikatsiooniks, aga asutus ise teeb selle otsuse, mismoodi ta seal majas sees seda kommunikeerib. Et ta saab küsida täpsustavaid küsimusi projektijuht, kuna meie jaoks on ka see fakt oluline või see fakt, et kui siin Kairi enne rääkis infotundidest, siis meil on need regulaarsed infotunnid, kuhu saavad siis kes iganes asutus tulla kuulama ja meil on ka need, mis on siis enne asutuse migreerimist ning pärast ja seal saab ka neid fookuskohti veel üles tuua, sest igal asutusel on need erinevad, et seda garanteerin. Aga kui me räägime sellest tööst, mis seal taga on, see kommunikatsioon ja kogu see kaardistamine, millest siin ka Kaire rääkis, see on päris suur töö, et ma mäletan seda esimest vestlust Kairega, kus kohas siis 2 tundi rääkisime sellest, mis tegema peab. Siis Kaire pärast seda ütles, et okei, minu põhitöö jääb nüüd kõrvale. Et siin hakkame siis nüüd sellega tegelema. Et see töö on suur, eriti kui sa teed seda üksi. Et selleks ongi see meeskond vajalik, kellega siis ära jagada, kui ka personaliosakond näiteks, kes siis tegeleb nende personali andmetega, et kõik ei pea üksi tegema ja seal me oleme ka väga suured sammud teinud edasi, et seda kaardistust jagada erinevate inimeste vahel, et see oleks mõistlikum ja lihtsam. No kuidagi on mulje, et see kõik on läinud lepsereega, aga tegelikult on mingid asju, mida te ikkagi nagu hoidsite 2 käega peast kinni ka, et mis need momendid olid? Priit, oli selliseid hetki? Ikka oli ja ma arvan, tuleb veel. Aga eks neid hetki, kui keegi ütleb, et oi, et
kus mu failid on või oi, et mul kalender on tühi kõik, et kus need asjad on, aga need asjad on kõik üles leitud. Et ei ole mõtet ilmselt siin sellist muljet jätta, et see töötab kõik nagu, inglise keeles on hea sõna seamless või et see on selline märkamatult muutub see kõik. Sellist ümberharjumist tuleb parasjagu, aga ma arvan, et see on seda väärt, et kuigi ka täna ma näen, et seda, me oleme natuke nagu maa ja taeva vahel, et me räägime täna siin pilvelahendustest, aga ka seal on selliseid nõrkasid kohtasid. Microsoft on väga tubli, aga pilves täna veel digiallkirja või konteinerit lahti ei saa, et selleks tuleb see kõik sealt alla laadida ja siis sellega toimetada või ma arvan, neid asju, mida saab paremaks teha või peenhäälestada, on seal palju. Ja see võtab ilmselt aega, aga ma loodan, et kui Rit täna siin lubab, et nende asjadega tegeletakse, siis ma arvan, et tegeletakse. Heili, neid hetki, kus 2 käega tuli peast kinni hoida? 2 käega ei hoidnud peast kinni, et veel kord, me oleme ise nii palju konsolideerinud teenuseid, et me teame ja oleme valmis selleks. Aga et kui hästi palju oli juttu sellest ettekommunikatsioonist ja tõesti kolleegide abil, ja nende kogemuste põhjal me olime valmis, kui suur on see eeltöö, siis üllatus võib-olla minu jaoks on see, et see järeltöö on ka väga suur. Et selle peale ma võib-olla ei osanud alguses mõelda, et ikkagi kasutajate digipädevus on erinev, see vaade, mida nad täna arvutust näevad, on märkimisväärselt erinev ja seda koolitusvajadust sellises mahus, nagu täna on selgunud, et seda vaja on, me ei osanud ette prognoosida. Et natuke vahetult enne suve, kui kõik lähevad puhkusele, me oleme nüüd hädas, et kuhu neid koolitusi ajastada, et kasutajaid nagu õpetada ja enesekindlust kasvatada. Aga kuidas see siis nagu täna käib, et kui need probleemid tekivad mingisugused, mis paneb 1 või 2 käega peast kinni hoidma, siis kelle poole te saate pöörduda? Kas see on ikkagi teie enda asutuse mure või on siin Riti tugi see, kes teid aitab? Kaire? Jah, nende ämbrite osas, et kuna me olime selline esimene suurem asutus, siis meie roll oli ka tegelikult natuke Ritti aidata, et teistel oleks lihtsam, mul on hea kuulda, et teistel oli natuke lihtsam. Aga jah, et praegu me ikkagi tegeleme sellega koostöös, et jah, on mingeid asju, mida saab Ritt teha, peabki tegema, aga me ei saa igal hetkel suurte silmadega Riti poole vaadata ja oodata neid vastuseid, et me oleme ise ka päris palju otsinud neid kohti, mida me saame ise MKM-is teha, erinevaid koolitusi ja samamoodi nagu Kaupo rääkis, et tegelikult on ju areng alles ees ootamas, et me tegime sellise esimese pisikese sammu, aga me lähme ikkagi MKM-iga nüüd tehisintellekti ehk siis tiihüppesse, et seal samamoodi me Ritiga siis otsima neid kohti, mida siis nemad peavad tegema, mida meie saame teha, et jah, ämbrid olid erinevaid, aga pigem on jah, et me peame koostöös leidma nendele lahendused, et oluline on kindlasti tagasisidet Ritile anda, et seda me tegime hästi palju, hästi erineval viisil ja just selle mõttega, et mitte näpuga näidata, vaid pigem, et teistel oleks lihtsam, et selline see startup elu on, et selliste kivide pealt tegelikult me õpime kõige paremini. Väga hea, nagu eelnevalt ütlesin, siis võtan küsimusi ka teie poolt esitatuna ja kuna aeg surub ka peale, siis hakkan otsast minema, et siin esimene küsija ütleb, ja see on väga populaarne küsimus, et kõik on liiga ilus, et olla tõsi, et mingid probleemid peavad ka olema, et mingid probleemid ka veel on, mida lahendada ei suudeta, küsimärk, et kas selliseid probleeme on, mis teie asutuse vaates konkreetselt jätkuvalt käib hinda, palju käid ikka ei lahendata? Oliver? Eks need probleeme ikka on. Ma mõtlesin seda, et eelmine küsimus oli see, et selle asja juurutamise juures, et kas pani midagi 2 käega peast kinni hoidma. Ja tegelikult see kõige keerukam oligi võib-olla see, et selle ootuste juhtimine ja kommunikatsiooni juhtimine oli tegelikult see. Et üks asi lõppkasutaja vaatest, nii nagu Priit vist ütles ka, et tahaks ideaalis, et kõik oleks see seamless. Lõppkasutaja ei märka midagi, kõik töötab, lihtsalt töötab.
aga ka samamoodi, et läbi selle ATK arvuti me kasutame erinevate asutuste erinevaid infosüsteeme ja need liidestused ja see oli nagu väljakutse ja tegelikult oli tehniliselt justkui, et see ei olekski nagu midagi keerulist, aga erinevate organisatsioonide, erinevate inimeste ja nende võrgumeestega kuskil mujal nende asjade paika ajamine, et see oli nagu väljakutse, aga see oli puhas kommunikatsiooniprobleem, mitte nagu tehniline võib-olla. Ja seesama prioriteetsus, et kui meie jaoks sel hetkel võib-olla see ATK teenusele üleminek on kõige olulisem asi või nagu see mõjutab kogu organisatsiooni, kõiki töötajaid, teisel asutusel ei ole võib-olla nii oluline nende jaoks enne. Ja siis selliseid asju tuli ette ja liidestamise asjad olid võib-olla keerulisemad. Aga nüüd, mis puudutab seda, et kas on mingid muresid üles jäänud, et jah, need muresid jääb ja paljusid asju nagu lahendatakse, neil ei ole häid lahendusi, need on täiesti uued asjad, keegi ei ole varem neid teinud. Võite mõne näite tuua konkreetselt, mis teie asutuse vaates näiteks on selline? Meil on võib-olla see lihtne lõppkasutaja vaates kasutajamugavuse asi, et meil on ka keskhalduses töötelefonid. Seesama asi, et väga paljud on kolinud ikkagi nutiseadmesse oma igapäevase töö tegemisel, et kas kontaktide salvestamine, sünkroonimine pilve, et varem nagu töötas, praegast seal mingid hädad, aga jällegi otsime lahendusi, et saaks need asjad nagu veel mugavamaks lõppkasutaja vaates. Aga jah, lähme vist järgi mööda seda sama. Jah, eks on endiselt teemasi, mis vajavad parandamist, et ma just vaatasin ka, et kui meil varasemalt ATK üleminekuga oli kuskil niimoodi 200-300 pöördumist ritti, siis nüüd see on ikkagi 100 peale kukkunud, et ilmselgelt meil on teemasid, et võib-olla selline nende tööriistade osas, mis meil anti tegelikult koos selle arvutiga, siis et hakake toimetama, me ei oska neid kasutada. Ja me ei saa võib-olla aru täpselt, et mis see RIT-i tugi on, et näiteks konkreetne näite SharePointi osas, et mida siis toetab RIT ja mida me siis peame ise asutuses järgi aitama või otsima. Et siis erinevad ligipääsud, ja siis me võib-olla ei saa mingil hetkel aru, et kas on turva näiteks GoPiloti kasutamisel, et kas seal on turvaeesmärgil midagi MKM-i jaoks või riigi jaoks siis kinni keeratud või ei ole, et selline piiride otsimine kogu aeg, et kus see piir läheb, et mis meie peame tegema, mis RIT, et see on võib-olla natuke selline kõige ebaselgem praegu. Brit? Jah, et ma arvan, et see on paratamatus, aga turvalisus toob tihti kaasa ka ebamugavusi või sellest on olnud ka täna siin juttu, et tõesti see töö efektiivsus versus siis tõesti see ülihea turvalisus, küberhügieen, eks ju, et mul on ka tekkinud üks uus kirjasõber, kes on Cisco meililüüs, kes mulle pidevalt kirjutab, et sinna on jäänud midagi kinni ja sinna jäävad erinevate partnerite kirjad kinni ja isegi RIT enda kirjad on sinna kinni jäänud, nii et see ongi see, et ilmselt me täna otsime seda tasakaalu, et mida see rämpsposti filter siis kinni peab püüdma ja mida ta ei pea püüdma, et siin ma arvan, et on ka räägitud paindlikkusest, et siis peaks lihtsalt võib-olla ka seda klienti rohkem usaldama, et teine asi, mis meil sinna kinni jäävad, on näiteks meie dokumendihaldussüsteemi nagu kirjad, eks ju, et kui me ütleme, et see on meie üks turvaline partner, et siis selle peaks niimoodi saama küll ära seadistada, et need kirjad sinna kinni ei jää. Et sellised asjad, mis on endiselt töös ja ma eeldan, et leiavad ka lahenduse. Jaa. Ja meie kogemus on 3 nädalat, mul täna on vara öelda, et mingid probleemid kindlasti jäävad üles ja ei lahene, et see ei oleks aus. Aga 3 nädala kogemusest, kas probleeme on pigem nii, et ei jõua neid päeva jooksul ära lahendada või tegeleda nendega isegi, kui palju neid on? 3 nädala perspektiivis ütleme nii, et need ikkagi lahenevad järjest, need probleemid, et tavakasutaja vaates võib-olla see digiallkirjastamise teema tõesti on meil ka aktuaalne, aga ma nii ühinen selle Kaire mõttega, et tegelikult tahaks seda sisulist tuge, et meil ei ole oma asutuses eraldi kuidagi mingid IT-inimesi ja mul on väga lahedaid tööriistu seal arvutis, aga ma isegi võib-olla ei oska küsida, et kuidas neid kasutada, et minu unistus on küll see, et tuleks tegelikult ka selline sisuline tugi, et kuidas ma näiteks personalitöös neid tööriistasid, neid äppe, mis seal Microsofti 365 on kasutada saaksin. Et ma ei peaks seda iga kord ostma raha eest kuskilt sisse seda teadmist. Katrin, kust võiksid siis nad seda tuge saada? Nii nagu Kaupo siin enne rääkis, et me otsime neid koolituspartnereid, kes tõesti väärtust ka loovad selle koolitusega, mitte lihtsalt ei räägi, mis on SharePoint, vaid räägib, mis on SharePoint sinu jaoks.
et see on kõige suurem väärtus, aga hetkel ja seda võimekust RIT-is endas ei ole, et neid koolitusi ette valmistada. Aga kui rääkida nagu üldse sellest, mis neid peavalusi valmistab, siis kõige suurem peavalu koht nii migreerimiste kui liitumiste puhul on kindlasti äriteenused, ärirakendused, kõik need, mis on standardist erinevad. Et need, mis ei mahu sellesse standardi raami, nagu siin Kairi väga visuaalselt välja tõi, siis need on need kohad ka, millest siis Oliver rääkis, kus kohas tuleb nagu erinevate asutustega kontakti luua ja juba väga varakult, et neid probleemikohti siis migreerimispäeval oleks vähem, kindlasti on. See tegelikult ei ole nii ladus, kui nüüd tagantjärgi võib-olla tunnetada, et seal on neid kohti, kus kahe käega peast kinni hoiad, aga mitte nii suuri, et juuksed halliks võib-olla läheks. Et ärirakendused on tõesti see kõige suurem koht ning kui RIT siis ATK2-ga pakub tööriistu, siis nende kasutusele võtta on tõesti see, kus kohas see digipädevus hakkab nüüd olulist rolli mängima. Ja tegelikult asutuse sisene tööprotsessi muudatus. Võtan järjest siit mõned küsimused, kõigile sõna ei anna, lihtsalt, et saaks erinevaid konkreetseid vastuseid, et välised kasutajad ja külalised ning koostöö nendega pilves, et kuidas on olnud kogemused sellega, et kes tahab vastata? Oliver. Jah, võin natuke kommenteerida. Alguses oligi probleem see, et ei ole kõik ju veel ATK teenusel. Kas me üldse saame kõigiga koostööd teha ja korduma kipu küsimus oli, et kellega me seal Teamsis ikka suhelda saan. Et millised asutused seal on ja minu arust teenusveebi sai ilusti üle 100 asutuse sinna kirja pandud, et kellega see Federation Trust või see usaldussuhe on loodud, kellega saab suhelda. Et ühesõnaga alguses oli seal ka segadust, aga hetkel tundub, et see on kuidagi lahenenud või need teemasid väga ei ole. Et nüüd ongi see lingiga jagamine või e-mailiga jagamine, 2-astmelise autentiga sisse logimine ja tegelikult asjad toimivad. Et on nagu päris hästi käima läinud. Et aga alguses selle kohta oli palju küsimusi küll, et kellega ma saan ja kuidas ma ikkagi täpselt seda ühistööd riigiüleselt teen. Aga tundub, et nüüd kõik toimib. Järgmine küsimus, kuidas on teil kokku lepitud RIT-iga turvaintsidentide lahendamine? Priit. Esimene asi kirjuta IT-abisse, et kui sa midagi kahtlast näed, eks ju, ja meil on teine protsess täna käimas tegelikult koostöös RIT-iga, et me ka valmistume Eesti infoturbe standardile vastavaks saamiseks, et selle raames me ka siis nagu õpime teineteist paremini tundma ja käime neid protsesse üle. Aga jah, ega seal sellest põhiline on anda ikkagi partnerile teada, et kui on mingi selline teema, mis tundub kahtlane. Kuidas on takistatud AK info levik pilves ja kes selle eest vastutab, et see siis jääks asutuse siseseks kasutamiseks? Kaire. Kui pilve minna, siis on meil ette määratud, et me peame tegema riskianalüüsi, et meil on lihtsalt see eelis, et meie infoturbejuht ostame seda teenust samuti RIT-ist, ehk siis meil on väga suur kindlus, et see riskianalüüs, mis ütleb ja näitab, et kus meil andmed on, kus need liiguvad, kas me võime pilve panna, et me juhtkonna tasemel vaatasime selle info kõik üle koos infoturbejuhiga ja me oleme teadlikud, et selliselt saame kasutada AK infot ka pilves. Konkreetselt Oliverile suunatud küsimus, kas on põhjuseid, miks asutus pigem ei peaks RIT-i ATK 2.0 teenusele üle minema, näiteks eelarveline kulu? Ma arvan, et see eelarve on alati väljakutse, aga jällegi vaadates suurt pilti ja isegi kogu seda tehnilist tausta, et ma tahaks uskuda, et tegelikult RIT-i teenus on väga hea teenus ja väga mõistliku hinnaga. Et siin Kaupo, kes ennem küsiti sama, et kas erasektoris saaks parema teenuse. Sa saad sama väärse, aga ma ei usu, et päris sellise hinnaga. Et tegelikult ennem, kui me läksime RIT-i teenuse peale, samamoodi me vaatasime konkureerivaid pakkujaid, mida me saaksime mujalt ja tegelikult ei tulnud kuskilt väga soodsam. Ja suures pildis riigimehelikult lähenedes ongi see, et kui me ikkagi tervikuna kõik oleme RIT-i teenuse peal, meil tekib juba efektiivsus sellest, et kui efektiivselt me seda ühistööd suudame omavahel teha. Et see on juba väga suur asi. Kas ja kui palju on teie asutustel kasutustel ka erilahendusi, et ikkagi konkreetselt teie asutusele? Heili, oskate praegu kohe öelda? Ei ole pädev selles mõttes kommenteerima. Kes oskab oma asutuse pinnalt? Ma võin ausalt öelda, meil on tegelikult kontoris ka üks eraldi arvuti, mida RIT ei halda, kus on ka üks eriprogramm töötab. Et see on täna selline lahendamata küsimus natuke,
et erilahendus, millega me ei ole saanud nagu kokkuleppele, et kuidas seda integreerida RIT-süsteemi. Ja on olemas teine telefon, kus saad Google'is käia või kuidas sellega on? Jah, selline, ei no, selles mõttes, noh, ma arvan, et me kasutamegi seda programmi täiesti eraldi töö tegemiseks, see ei ole nii-öelda internetis käimise arvuti. Arusaadav. Aitäh praegu nende kogemuste eest. Lõpuringiks lihtsalt, kui nüüd täna siin keegi või kuskil mujal tuleb, küsib teil mõni kolleeg teisest asutusest, et kas see üleminek tasub ennast ära, siis mida te neile vastaksite ja kõigile sõna, siis alustame Oliverist. Kuhjaga tasub ära. Miks? See, kuidas me tegime varem tööd ja see, kuidas me teeme täna, minu arust seal on nagu väga suur vahe ja nagu paremuse poole. Kaire? Jah, ma võib-olla ütleks, et kui keegi tahab kiviaega kinni jääda, siis võib seda teha, aga riigiüleselt vaatest, et kui me tahame ikkagi koostöös neid asju teha ja mõistlikumalt, et me ei pea faile ja Excelid ja kogu seda majandust meilidega saatma, siis siin ei ole tegelikult võimalust, ja ei ole mõtet vastu punnida, et pigem on nagu üks hea ütlus oli, et mitte siis olla rongis vedur, vaid vähemalt olla esimeses vagunis, et meie läksime esimesse vagunisse, et tulge peale. Ja Priit? Jah, ei, ma arvan, et ma midagi väga originaalselt ei suuda siin öelda, et jah, et see on mõistlik, lihtsalt ma soovitan mõned lubadused võtta kas nagu kirjalikult näiteks, et kuna Macidele üleminek toimub, et sellest tegelikult on olnud juba väga pikalt juttu. Ma ei tea, aga see minu jaoks kõlab nagu küsimus, et kas tasub aega kaasas käia või mitte. Et elu läheb edasi, siin varem või hiljem ei ole valikut lihtsalt. Ja Katrin, lõppsõna sellele küsimusele sulle. Tulge teenusele. Suurepärane, suur aitäh kõikidele panelistidele.